Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele, käes on esmaspäev, on Eesti Krooni saateaeg. Alustame saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandust, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning nagu ikka stuudios Andro Roos ja Maksim Raunovitš. Tervist, Andro! Tere! Kuule, alustame ikkagi suure hurraa ja pauguga ikkagi, ütleme siis reklaami osaga, et need inimesed, kes ei taha seda kuulda, võivad julgelt meie saadet edasi kerida, aga tegelikult ju tasuks kuulata, sellepärast et reklaam on hea ja me teeme reklaami sellisele asjale, nagu seda on Glampingu tagatud võlakirja emissioon, millest me juba eelmine saadega rääkisime natukene, aga jah, et võlakirja emissioon ikka veel käib, saab osta nii-öelda Glamping OÜ võlakirju, ja mille aastane tootlus kvartaalsete maksetena on 7% lausa. Jaa, näed, vaat. Kas sinul on juba ostetud? Minul on ostetud, jah. 100 euro eest ühe võlakirja. No, ma nagu vähe võimekam mees, vaata, ma nagu siin natuke rohkem. No, vaat see on hea. Et ma otsustasin, et no, kui selline võimalus on, et 7%, et no, kui muidu me oleme rääkinud, et kogu aeg, et läheb sinna selle 6 peale ära, et viimast korda, et lastakse veel äkki 7-ga, et siis mõtlesin, et kasutan võimaluse ja teen seda ja mis selle võlakirjade emissiooni eesmärk on siis koguda raha selle jaoks, et Tormo mõisa kompleksi uus peahoone ei oleks lihtsalt sissepääs, vaid elamuste südamesoon, mis ühendab üheks tervikuks Baltikumi suurima jõulumaa, talveküla, perelemmiku loomade võlumaa ja hubase Glampingu küla, et Tormal Jõgevamaal nad tegutsevad, et äkki võib-olla oled sattunud sinna, võib-olla käinud, igatahes Glamping OÜ, no mina ütlen ausalt, et vaata, ma olen Vudilas ka vaata nagu see Vudila võlakirju võtnud, nüüd on Glampingu omad ka, et nagu selline kuidagi see perebusinessi nagu teema vist nagu kuidagi mõjub, töötab. No. Ja siis peadki tegema nagu sellise perepäeva Jõgevamaal, et käid Glampingus ja siis käid ütleme seal Tormas ja siis käid seal Vudilas. Ja, et siis saab nii-öelda ja igale pool saad minna ja siis fleksida oma lapsele öelda, et oma võlakirja letti lüüa. Ja, et saad lapsele öelda, et näed, et sul vanamees on siin osanik ka. Tänu minule see püsti seisab. Ja tänu minu ja siin vanamehe rahakotile see asi siin üldse kogu asi seisab ja igatahes jah, et suunatud pakkumisele tuli 5000 võlakirja, mis on jah, alghinnaga 100 eurot, nagu enne juba kuulsite ja algas võlakirjade märkimine algas 14. mail ning lõpeb 5. juunil, nii et veel on aega, veel on hulgaliselt aega, aga ega ei tasu ikkagi viimase hetke peale jätta, sest teadupärast ju nagu me teame, et see on nagu, öeldakse nagu see ööklubis, et on need põhimehed tulevad alati pärast nurgast, on ju, et pika peale jätad, siis mõtled, et kuule, et nüüd viimasel päeval tahaks võlakirju võtta, aga oppa, et kõige rahakamad meie Hoiu-laenuühistu inimesed on juba siis koore ära riisunud. Nii et jah, siin see ei tööta, et põhimehed tulevad nurgast kõige lõpus nagu. Ja siin peaks ikka varem ära ostma. Ja, siin tuleb ise see põhimees olla, et kohe ära osta. Aga jah, et võlakirjade lunastuspäev on võlakirjade väärtuspäev on 6. juuni 2025 ning lunastuspäev on 6. juuni 2027 ehk siis 24 kuud alates väärtuspäevast ning võlakirja liigiks on hüpoteekidega tagatud kupong võlakiri, mille nimeväärtus ning müügihind on 100 eurot, nagu sai juba mainitud ja kokku makstakse siis intressimaksepäevi on kokku ette nähtud 8. Ehk siis, ütleme, standardne juba välja kujunenud kindel skeem. Nii on. Ja Tartu Hoiu-laenu... Mitte skeem. Korraldus, ja, et mis toimib lahendus, ütleme siis nii. Ja. Kuigi skeem on ka õige, aga skeem on võõrkeelne, tal on selline halb konnotatsioon juures, et just oleks midagi sellist halba. Ja, aga üks väike aga kogu selle asja juures on, tuleb olla Tartu Hoiu-laenuühistu liige. Jah.
sellest ei saa üle ega ümber ja selle Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks saate astuda minnes kodulehel tartuhl.ee, täidate seal vastava avalduse, teete väiksega sissekande, et mis tagab teile liikmelisuse, eluks ajaks liikmelisuse, ehk siis ka tulevikus sellistest võlakirjade pakkumise saate osa võtta ja noh, ütleme võimalus astuda meie sekka. Täpselt nii, et tulla üheks osaks suurest meiest. Jah. Ja egas midagi, liigume aga saatega edasi, et selline väike eelreklaam sellele asjale sai tehtud, alustatud nii-öelda väikse reklaamiga ja nagu öeldud, et noh, kui tekib natukenegi kahtlust või midagi siukest, siis loomulikult saate ka ise sinna Glampingu külas Turmas ära käia, ise vaadata, mis seal toimub ja ma arvan, et ei peagi muretsema, et kas üldse su investeering ennast tagasi ei teenib või kas ta on tagatud, sellepärast et noh, kõike, mida te seal oma silmaga näete, no see on ilmselgelt väärt rohkem kui see nii-öelda välja antud võlakirjade emissioon. Nojah, ja nad võtsid need jaanalinnud ja mis linnud nad seal kõik võtsid, et need munevad ka, vaata, et need munad pidid hästi kallid olema. Et pool naljaga pererahvas on mulle ka müüa pakkunud, vaata, ma olen ise ka vaadanud, mis seal on seal igasugustes suurtes kauplustes, jaanalinnu munad maksavad ikka ju mingisugune 50 eurot või midagi, nii et aga noh, see on naljaga öeldud niimoodi, et aga nali ei ole see, et jaanalinnud neil on ja munesid nad munevad ja võib-olla saate pererahvaga veel lisaks, kui kohale lähete vaatama kauba peale kuidagi, et selle jaanalinnu muna proovida. Jah, igatahes liigume aga saatega edasi. Investoriteks nüüd räägime natukene sellisest raha kamastast. Ei, tegelikult on see, et ma küsiks, et Andro vahepalaks, et kuna see segment saab meil kohe läbi, et kuidas nende bussijuhi lubadega on? Sain kätte. Said kätte? Sain kätte. Just sain siin salvestusel päeval ja eelneval päeval sain kätte. Tegin ära ja ongi nüüd korras, nüüd olen bussijuht ka veel, et D-kategooria juhiload on olemas täiesti. D-kategooria, nii. Ja mis selle bussijuhi lubadega, et me teame teadupärast, et kui sa tõlla nagu ostsid, siis tõllaga sai nagu mõned päevad ka ikka tööl käidud ja ringi sõidetud, kas nüüd sõidad bussiga ka? Ära muretse, et ega ma parkima ei hakka kuskil selle bussiga niimoodi linnas, et ma tänavad kinni pargin. Kuigi mine tea, võib-olla see oleks nagu päris hea mõte nagu siukest protesti nagu teha. Et aga ei, ärge muretsege, ma niimoodi tänavaid kinni vist ei pane ikka nagu sellega, et ma ikka hakkan sõitma nagu selle bussiga ja niimoodi ta on. No aga selle bussi eesmärk on, et praegu hakkab ilmselt natukene selline Tartu Hoiu-laenuühistu tutvustamise tuuritamine pihta, aga mingi hetk ju, olgem ausad, läheb ka ilmselt ka KOV-i valimiste raames natukene selle bussiga ringi sõitmist, et oskad sa juba nagu lähiajal öelda, et kus seda bussi näeb või mis üritusele minemas näiteks sellega on? Ei, ma ei saa ülatust ära rikkuda, et elame-näeme, ütleme selle asja kohta niimoodi. Nii et on oht, et loeme lehest varsti. No, aga miks mitte lehest või Facebookist või kust iganes nagu või kuulete. Igatahes jah, et ei, palju õnne loomulikult, et mida rohkem kategooriaid on ühel mehel juhi lubade peal, see on ainult tervitatav nähtus, sellepärast, et iial ei tea, kuidas see elu pöördub ja kui mingid load või mingid õigused on, et alati see toob nii-öelda leiva lauale. Jaa, sellepärast ma olen ka mõelnud nagu seda, et ma võin olla põllumees, no ma olengi nagu, aga ma võin põhitöökohana ka seda teha, ma võin olla ehitaja, ma võin olla nüüd bussijuht ka näiteks, nii et mul on palju nagu sellised ameteid. Mees nagu orkester. Mees nagu orkester, ega bussijuht ei ole halb amet üldse. Ütleme niimoodi, et kui ma väike olin, siis ma unistasin saada bussijuhiks. Mina vist ka. Et, sina ei saanud, mina nüüd sain. Ja, ei no mul on veel võimalust ja aega ka, et mäletan väga selgelt neid päevi, kui väikse jutsina ronisid bussi ja siis seal nendes kolastas ikarussides läbi klaasi lihtsalt suamuli vaatasid, kuidas onu seda suurt parankat seal keerutab ja seda käigu kangi kisub samal ajal reastades kõik venekeelsed ropsõnad. No jah, vaata, nüüd venekeeles ropendada ei ole enam vaja, sellepärast, et nüüd on automaatkäigukastid bussidel üldiselt ja roolivõimendid on ka nagu ja suht kerge on keerata. Ainukene murekoht, kelle autojuhiload on, et erinev on lihtsalt see, et sa pead vaatama neid tagumist osa, et bussi tagumendiga nagu siis üle ääre kivid ei sõida või kedagi alla ei aja nagu pöörete peal. Et ta nagu ise nagu sealt tagant ei pööra niimoodi, et
sa vaatad, et ruumi on nagu, aga järgmine hetk juba oled kuskil posti otsas või äärekivi peal või oled kellegi alla jäänud tagumise osaga just. Nii et see on ainuke murekoht, see tuleb ära selgeks harjutada, kui see on korras, siis tegelikult ega muud muret ei ole. Jah, nii et teeme aga siin ühe kiire pausi, selline see meie hoogne algus sai, et saime teada, et Andro on võlakirjade omanik ja ka bussijuht, nii et mis näitab seda, et Glampingu võlakirjade omanikuks võib saada igaüks. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. No nii, Andro, et eelmine nädal, kui me saade eetrisse läks, oli veel kõik, ütleme, selline korras või rahulik või ütleme jah, vaikus enne tormi kui selline, et oli sul veel erakondlik kuuluvus ja ütleme siis niimoodi kindlad plaanid, et kuidas tegutseda, kuidas edasi minna ja nii edasi, aga nüüd me oleme jõudnud siia sellisesse virvarri, et sa ei ole enam Keskerakonnas, et paistab, et hakkab poliitkarjäär nagu hääbuma või kuidas? Ei tea, miks ta hääbuma hakkab, et austus, kui ma välja astusin Keskerakonnast, mul tekkis nagu selline kergenduse tunne, sellepärast, et teatud toimingud, mida ma pidin tegema nagu seal, et neid enam tegema ei pea, need on nagu sellised koosolekutel osaline, mulle koosolekud ei meeldi. Ma mõtlesin, et kommide jagamine. Ei, komme ma nagu nii jaganud, aga kommide jagamine mulle ka ei meeldi, nagu ma pean seda siukseks kerjamiseks nagu kampaania ajal. Oota, ma natuke nagu sarkasmitselt keeran veel õli tulla, et ei meeldi olnud, et kuulata elanike muresi ja inimeste kurtmist, et tahaks ikka ainult sinna võimu juurde pääseda, tüüri juurde. Aga ma ütlen sulle ausalt, ega siin on tõetera sees, nagu minu poliitiline kogemus on nagu 17 eluaastast, kus me emaga tegime nagu Paikuse vallas valimisliidu ja siis ka, ega meil olid suured plaanid nagu kuidas Paikuse valda ümber korraldada. Tegelikult oli päris hea, et me sinna võimule ei saanud toona, et ega kogemust oli nagu vähe ja vaevalt, et need nagu teostunud oleks. Vaata, sama asi on nagu Trumpiga, kuigi tema on juba kogenud poliitikaga, ta on nüüd võimu juures, aga järjest rohkem tundub ju nagu vaata seda, et suured sõnad on, aga tegusid jääb nagu puudu. Jumal tänatud selle osa peale, ütleme natuke kohati. No mingis mõttes, aga teistpidi on palju valesid asju ka, mis tuleks nagu korda teha, aga samas ega nendega ei tegeleta lõppkokkuvõttes. Nii et läheb vanaviisi edasi. No muidugi loodame ikka parimat. Aga võt, meiega, et tegime nagu niimoodi ja siis hakkas tulema nagu, et vaata, sul on suured plaanid, sa tahad teha valda nagu korda, sul on suured plaanid, tööpuudus ja majandus ja valla eelarve ja teed ja tänavad ja kõik see. Ja siis hakkas tulema kõnesid, et ei, väga tore, et olete nagu teinud need asjad, aga tulge tead meie juurde, lähme sinna, siis viib keldrisse, siit toru laseb vett läbi nagu, eks ole. Ütleme, nagu sa lähed poliitikasse, saad ise aru, ma saan aru, et inimesel on nagu mured. Ja sa ütled väga õigesti, et ei taha inimeste muresid kuulata. Aga vaata, kui igaüks hakkab tutvustama nagu seda, kuidas tal keldris toru vett läbi laseb, siis me ei jõua mitte kunagi nagu riigi korda tegemise juurde. Nii et, aga niimoodi ta on, et tänaval ka, kui poliitik teeb nagu seda kampaaniat asja, eks asutaksegi juurde nagu siukeste igapäevaste muredega ja siis nagu mõtledki, et mida nagu teha, et ega sageli saadki ainult ära kuulata. Sest vaata, minu poole ka alati murelikud inimesed pöörduvad sellega, et teete küll niimoodi siin, nii Keskerakonna ajal, kui nüüd on plaan B nagu tehtud, eks ole, et aga e-hääletus, et vaata, reform võtab ikka nagu sealt ära, et teeb susser-musser ja niimoodi. Ja lõppkokkuvõttes, mis sa selle kohta ütled nagu, teatud asjad ongi nagu niimoodi, et mina isiklikult olen e-hääletuse vastu juba sellepärast, et põhiseadus, ütleme, seda ei võimalda tegelikult, et valimised on ühel päeval ja nii ta ongi, nad on ühetaolised, et ei saa nagu erinevat moodi hääletada. Aga mis sa nagu ütled nagu selles mõttes, et nii kaua see võimul ei ole, et see ongi saba lahti nokk kinni ja asi, et teatud asju sa ei saagi ellu viia enne, kui sa võimul oled, nii et selles on ka tõetera sees, et sa peadki võimule saama enne, kui hakata nende tilkuvate torudega tegelema. Ja mul tuleb meelde, et selle sinu poliitkarjääri algusega, et sa kunagi mainisid, et see on, kui ma õigesti mäletan, see oli oma esimene
mingi palk või mingi esimene raha või midagi ja ma kirjutasin artikli ja ma Pärnu Postimehes ja ma sain sealt esimese palga, jah. Ja siis selle najal siis tehti siis esimene nagu valimisliidu nii-öelda rahastus või no jah, mitte ainult selle najal, ma ütlen sulle ausalt, ma olen suur nagu niisugune idealist ja utopist, et ma kogusin terve lapsepõlve lastetoetusi ja ma pean sulle ütlema, et kogu selle Paikuse valimisliidu peale 2002. aastal ma panin kogu selle aastate kogutud lastetoetuse kinni nagu kampaaniasse. Nii et mõni kogub jalgratta jaoks, mõni kogub selle teise asja jaoks, kuhugile kooli minna, et mina kogusin selle jaoks, et see laiaks lüüa valimiskampaania. Vaat niimoodi. Ja ma olen nagu selles mõttes ikka parandamatu, et ma ütlen sulle ausalt, et ma kulutasin ära ka, ma ei mäleta, mis kampaaniaks oli, vast oli Riigikogu kampaaniaks, mis ma teisest sambast välja võtsin nagu pensionifondi nagu, et teised mõtlevad, kuhu edasi investeerida, aga mina panin kampaaniasse. Ja, ma paratamatult laseb, jumal anna mulle andaks, et ma täna sarkasmitsen su kallal, siis ma pean küsima, et kogusid sinna raha, see lapse toetusraha, kõik panid sinna kampaaniasse. Valituks ka said või? Ei saanud, ma sain toona ainult 5 häält niimoodi, aga no ma sain kogemuse võrra rikkamaks ja nagu üks vana 30ndate laul on teada Ameerika Ühendriikides, Bing Crosby on lauldud, et selle pealkiri ongi Pocket Full of Dreams, et nagu taskutäis unistusi, et minul on ka taskutäis unistusi. Paistab valimistesse sa ikka raha investeerida ei mõista, et kui mujal mõistad, siis seal mitte, aga ei, no kuskilt peab algus saama, eks siis see on ju esimesed nii-öelda kokkupuuted sul siis poliitikaga ja kuskilt ju peab siis esimesed nii-öelda triibulised kätte saama, et kogemuste najal tuleb, nii et tegelikult ma ise arvan, et nendeks valimisteks, mis nüüd tulevad, oled sa tõesti juba võib öelda valimistel osalemistega juba kogenud poliitik, et tead, kuidas need mehhanismid töötavad, mis reklaamid töötavad, mis suhtlus toimib, mis sõnumid peavad olema, aga sõnumitest rääkides, siis ma arvan, et ongi paslik siin nüüd öelda, et on sa küll üle mokka juba mainisid, aga et ongi suur pommuudis ja sõnum see, et nüüd, kus Keskerakonnas sa enam kaasa ei löö, siis on tekkinud hoopiski sul üks plaan B. Plaan B on kogu aeg olnud ja ma kummutaksin nagu selle ka siin ära, et ega mul alguses seda plaani ei olnud kuidagi Keskerakonnast välja astuda või Keskerakonnale kuidagi selja tagant, võib-olla mõni arvab, et nuga anda, et tahtiski oma plaan B teha ja ootas, kuni ta välja visatakse sellega, et ma ikka tahtsin Keskerakonna raames seda teha, kuigi mul nõuandjad, kes mul kõrval on, nad kogu mulle kõrvas osistasid nagu seda, et aga äkki läheks kuskil muu erakonnaga ja äkki nagu oma ja selle ja, aga ma alati nagu pareerisin ära need asjad. Mulle ei meeldi nagu sellised ülehüppamised ja et kui kuskilt on nagu mingi teega nagu pihta hakatud, et siis ei ole mõtet nagu vahetada seda ise, et kui seal päris suurt põhjust ei ole. Aga see põhjus nagu tekkis, ütleme, et seda me oleme lahanud siin nii ja naapidi. Ja niimoodi ta on, et nüüd on plaan B, et kogume liikmeid, et 500 liiget kokku saada ära registreerida. Sest erakond on ikka kõvem asi, kuigi mul erakonnad ei meeldi, aga ütleme, ilma erakonnata vähemalt Riigikogu valimistel ei saa ja me peame selle peale ka nagu mõtlema, et 1,5 aasta pärast on Riigikogu valimised. Et valimisliiduga oleks muidugi võinud kohalikke valimisi teha, aga väljund Riigikogusse peab ka ju olema. Ehk siis võib nüüd kõva häälega siis välja öelda, sulaselge kõva häälega, et tekkimas on või asutatud on plaan B nimeline erakond. Erakond, asutatud, aga registrisse kandmiseks on vaja 500 liiget, et registrisse seda kantud ei ole veel. Okei, mis seis nende liikmetega on, et ütleme tänasel salvestuspäeval, et kui väheke puudu meil on? 2/3 on puudu, 1/3 on olemas, ütleme niimoodi. Nii, aga nüüd, kus inimene, kui keegi kuulis, et tahaks sinna erakonda astuda, et kus ta saab seda teha? Plaan B kohvikus on paberi peal liitumisavaldused ja plaan B.ee on siis menüüst võimalik võtta plaan B erakond ja sealt on liitumisavaldused ja programm ja liitumisavalduse saab ära täita ja digiallkirjastada meili peale saata. Jah, täitsa tõesti selline leht on olemas, plaan B.ee saab kohe tulla, nagu lahti tuleb leht, on olemas ülevalt riba tule liikmeks, saab ilusasti ära täita ja siis astuda siis vast loodetava erakonna liikmeks. Jah.
Peab küsima, kas roheline värv jääb veel või? Jääb, mis sa tahad, et must oleks? Ikka jääb. Ma ütlen, et kui mingi asi on valitud, roheline on ilus värv ja ikka jääb, miks mitte? Jaa, ei, tegelikult on, vaata, mingi moment ju hakatakse ju kõiki sildistama nende, selle värvide järgi, et sotsid on punased ja nii edasi, et ühte patta ei karda, et pannakse siis. Ma arvan, et see värv ei ole vast kõige olulisem nagu, et usu mind, me jääme nagu silma nagu. Et ei aja nagu Keskerakonna rohelisega segamini. Okei. Nii, igatahes jah, et planb.ee lehel saate astuda vast loodetava erakonna liikmeks, teete lahti, seal on eraldi avaldus aga loomulikult on enne kui liikmeks astuda on ju, inimene peaks ju ikkagi teadma, et mille liikmeks ta astub või millised mõtted või maailmavaated on, et on ilusasti ka olemas eraldi ka välja toodud programm, Plan B erakond, mis kuulub rahvale, sest see lõpetab erakondade ajastu. Nii et ütleme niimoodi, et Andru, natuke tutvusta, et mis on siis programm ja mille eest nagu seistakse ja mis on need punktid, mis peaksid siis nii-öelda inimesi kõnetama, mille pärast siis erakond astuda? No ma teen hästi lühidalt, sellepärast ma riskin nagu seda, et kes ta on see? Mul ei tule ta nimi kunagi meelde. Proua Oviir vast sealt erakondade rahastamise järelevalve komisjonist, et ta pöördub muidu äkki selle saate poole vaata, et tehakse partei propagandat. Et ma muidu väga palju ei teeks, aga ma ütleme nii-öelda sellise ühiskondliku kompimise mõttes, et eks plaan B peaks olema nagu kuivõrd me räägime üldiselt poliitikast, et siis võib öelda seda, et plaan B on selline erakond, nagu sa ütlesid, et tühistab erakondade ajastu. Selles mõttes, et ma ütlesin, et mulle erakonnad ei meeldi. Tegelikult erakondade kaudu asju peaks ajama, sageli küsitakse, mis te ei tee siis lihtsalt liikumist või nii edasi. Aga liikumist ei saa teha, sellepärast, et liikumine, saab teha, aga ei ole mõtet teha, sest vaata, alati jõuab see asi ikkagi poliitiliste otsustusprotsessideni välja ja poliitilise otsustusprotsessi organ Eestis on kohalikel tasanditel kohaliku omavalitsuse volikogu ja riigi tasandil on Riigikogu ja sealt edasi valitsus. Ja valimistel osaleda saab ainult erakond tulemuslikult. Saab olla üksikkandidaat ja nagu ma ütlesin, kohalikel valimistel nagu valimisliit, aga riigi tasandil lõppkokkuvõttes saab olla ikkagi ainult erakond, et seda seadus näeb ette niimoodi, et kahjuks, kui mina saaksin teha, mina võtaksin selle kätte ja teeksin isegi niimoodi, et osaühingud ja aktsiaseltsid saaksid panna Riigikogusse oma kandidaadid üles. Tegelikult oleks see õige. Töökollektiivid näiteks ja minu pärast mingisugused laulukoorid ja asjad ja see oleks nagu tõeline demokraatia ja lõppkokkuvõttes siis see peaks saama 101 inimhääli saanud inimest, sõltumata osaühingulisest või erakondlikust või laulukoorilisest kuuluvusest ja see oleks nagu see, mille poole nagu püüelda. Et siis lõhuks selle ära, selle parteidistsipliini ja üldse lööks nagu sellisel kambokraatial kargud alt ära. Et seda ma pean silmas, ütleme, selle erakondade ajastu lõpetamisena. Aga siis tuleks ju ikkagi see, et igaüks tõmbaks seal tekki enda poole, et mõni, nagu sa ütled, et aktsiaselts on seal, siis ta seisab oma huvide eest väljas ja siis on laulukoor seisab oma huvide eest väljas, siis on ju nagu natukene, läheb ju natukene laadakse või? Mitte tingimata nagu selles mõttes, et mitte, et ma ütleks, et praegu seal laata ei ole. Praegu on ka. Mina tooksin näiteks, nooremad ei mäleta, aga mina nagu entusiastina, ühistegevusentusiastina tean ja ütleme, vanemad inimesed mäletavad Kiirovi kaluri kolhoosi näiteks, millest kasvas välja tänane päris rikas Viimsi vald. Ja Kiirovi kaluri kolhoos oli siis niimoodi, et kaluri kolhoos, kujutad ette, et mingi võrgud ja abemega vanamehed käivad merel kala püüdmas, et ongi kogu kolhoos ja siuke vilets värk, aga tegelikult see kolhoos kujutas endast kalapüüki loomulikult, aga tal olid ookeanipüügilaevastik, tal olid oma, siis hakkas raha üle jääma, mõeldid, mida ülejääva rahaga teha, tehti kommivabrikud ja seal olid kõiksugu muid vabrikuid ka veel, tehti töötajatele lasteaiad, töötajate lastele elamud ja isegi esimees Kuul rajas, kuigi ta ise ütles, et ta jumalat ei usu ja on ateist, rajas palvemaja. Mõtle, nõukogude ajal rajas palvemaja ja ütles niimoodi, et aga osad meie liikmed on usklikud ja
ja võib-olla nad vajavad seda nagu, eks ole. Nii et ta hoolitses nagu laia spektris nagu oma inimeste eest ja toimiski nagu riik ja no ma ütlengi seda, et näiteks kui taolisel Kirovi sugusel kalurikolhoosil oleks esindus olnud, ma arvan, et see oleks parem olnud kui kommunistlik partei, mis oli ülemnõukogus, eks ole. Ja noh, teistpidi ka, et vaata, läbi aegade ju probleemid muutuvad, et kord on nagu võib-olla kitsaskoht, näiteks täna on energeetikas kitsaskoht. Võib-olla täna me vajaksime ausalt energeetikast kõnelejaid rohkem Riigikogusse. Kui me need mured ära lahendame, noh, võib-olla 4 aasta pärast või 8 aasta pärast on, noh, minu pärast ongi poodnikud või laulukoori inimesed või on, noh, mis iganes nagu ühe sõnaga. Et või lüpsijad, et tegelikult kuidagi sinna peaks nagu liikuma ja no mis siin pikalt rääkida, et see on minu üks mõte lihtsalt, et kuidas see võiks olla korraldatud, ma ei ütle, et see just täpselt sellisena peab sündima. Nii et jah, ma rohkem seda programmi selles mõttes ei tutvustaks, et igaüks vaataks ise nagu ka sealt. Kas see teda kõnetab, kas ta on sellisest liitumisest huvitatud? Ja ma võib-olla nii palju ütleks juurde, et me oleme tühistamise vastu, et nii ütleme keeleliselt kui poliitiliselt vaadetelt, et kui inimene omab mingisuguse seisukohti. No vaata, palju on mind kritiseeritud, et võib-olla mis mu Kirstunaelaks sai, mõned on välja toonud, et ma kutsusin nii-öelda venemeelse Ülle Puki nagu Keskerakonna nimekirjas kandideerima, eks ole. Aga no, kui me analüüsime natuke, mida see venemeelsus tähendab, et noh, minu arust, ma Ülle Puki isikut ei hakka nagu siin analüüsima, aga minu arust ainult seda ütlen, et tema ei ole nagu minu arust otse nagu kiitnud, et noh, et meil võiks ka siin Venemaa olla või kuidagi, et ta on ikka rääkinud, et Eestis peaks Eesti moodi asju ajama. Aga kui me analüüsime nagu niisugust mõistet nagu Kremli meelsus või Vene meelsus, vaata, isegi kui keegi ütleb Eesti Vabariigis, me ei ole ju täna Venemaaga sõjas, et Ukraina on sõjas, aga Eesti Vabariik ei ole ametlikult Venemaaga sõjas. Isegi kui keegi ütleb, et talle meeldib Venemaa. Noh, ma ütlen sulle ausalt, et minule ei meeldi ja ma ise nagu seisukohta nagu ei väljendaks, aga kui keegi ütleb, et talle meeldib Venemaa ja kui neid inimesi on natukene rohkem kui näiteks üks inimene, et ongi mingisugune seltskond, siis on see nende põhiseaduslik õigus ausalt öeldes. See on vaba ja demokraatlik ühiskonna põhiseaduslik õigus väljendada meeldivust millegi suhtes. Minule ka ei pea, sinu naine meeldima, Maksim. Nagu. Põhiline on see, et sulle ta meeldib. Ja kui sina ütled, et sulle ta meeldib, mina võib-olla arvan, et ta on üks vana krõhva, näiteks niimoodi väga kole, inetu, mulle ta mitte kunagi ei meeldiks. See on minu õigus niimoodi arvata, aga sellepärast ma teda ei valinudki endal naiseks, vaid sina valisid, sellepärast, et ta meeldis sulle, nagu, eks ole. Ja mõnele ei meeldi nagu, ütleme, geid, see on nende õigus seda niimoodi arvata, kes tahab, las ta olla, eks ole, kui ta teisi nagu sellega ei sega. Nii et niimoodi me võimegi seda ühiskonda asju nagu arutada, et mina nagu leian, et kui me vaba ja demokraatlik ühiskonda tahame ehitada, et siis tegelikult tühistamist ei tohi olla või ei tohi tühistamist olla ka mineviku osas, näiteks selles mõttes, et kui sul on võlad olnud, aga sa tahad uut elu alustada. 200 000 inimest on näiteks kohtutäiturite kütkes. Ma ei ütle seda, et need võlgu peab 100% kustutama, et võlg on nagu võõra oma. Mina hoiulaenuühistujuhina saan hästi nagu sellest aru, et kaalukaussi ei tohi ka teisele poole panna. Aga seda ei tohi ka ainult laenuandja, ütleme siis, või võlausaldaja poole peale panna. Nii et ta peab olema ikkagi niimoodi, et kui sa oled minevikus teinud eksimusi, siis sa pead saama uuesti alustada või ütleme need kriminaalkaasused, mis siin on nagu tehtud, et kus inimesi väntsutatakse. Seda ei tohi olla nagu, et see nagu killustab ühiskonda. Nii et nii ta on, aga kui sa veel lubad, et ma ei tea, kas sul on selles saates segmendis aega või lähme järgmisesse, aga räägime siin, et mina arvan, et vandenõuteooriaid on mõtet rääkida nagu siin, et programmi saab igaüks ise uurida. Ja tea, mis ma olen tähele pannud, et ajakirjandus on hakanud minu vastu rohkem huvi tundma pärast seda, kui ma Keskerakonnast välja astusin. Panid tähele, et ega mitte midagi ei kirjutatud, kui ma esimeheks sain, Tartu piirkonna esimeheks Keskerakonnas, siis tuli üks väike nupukene ja sellel oli ka Jaan Tootsi pilt nagu peal ja et valiti uus esimees, aga vana esimehe pilt oli ja kuskil oli väikselt vainitud, et keegi Andro Roos valiti ja kes ta on, seda nagu ei tea, eks ole. Ja siis ei olnud tegelikult Keskerakonnast
mitte mingit juttu. No ainult need vankrikaasused olid, aga neid ei seotud niivõrd Keskerakonnaga kui minu nimega. Ja aga ega ei tahetud nagu nendest ka nagu pikalt laialt nagu kirjutada. Aga kui ma välja astusin Keskerakonnast, siis mu nimi käis väga laialt läbi ja käib siiani nagu läbi ja ma ennustan sulle, Maksim, ja raadiokuule, et see hakkab veel käima läbi ja tead miks? Sest olgem ausad, ega Tartu Postimees on, mõni ütleb, et Isamaa, teine ütleb, et nagu Postimees tervikuna on, aga eks ta Tartu kontekstis on ikkagi reformi mõju all tugevasti, sellepärast, et eks need on ta leivaisad, see on ka selge nagu, et sealt tulevad reklaamitulud, asjad, mis siin nagu varjata neid asju, et ja eks võimul oli, et ikka nagu kajastatakse nagu rohkem. Ja eks nende huvi on nagu see, et see status quo nagu säiliks, sest mine tea, mida nagu uued tuuled toovad ja kuidas uus luud pühkima hakkab. Aga vaata, nüüd nad hakkavad kajastama ka Keskerakonda mingil määral rohkem ja nad hakkavad kajastama plaan B-d ja mind, ja tead miks? Sellepärast, et Eesti valimissüsteem on selline, et on 5% valimise künnis. Ja kui sa saad 5%, siis sa saad volikogusse või Riigikogu valimiste Riigikogusse. Aga kui alla selle jääd, siis kes korjab need hääled kokku, see, kes kõige rohkem hääli saab partei nimekirja mõttes. Ja see on Tartu kontekstis, spekuleeritakse, et Isamaa, mina muidugi arvan, et mina hakkan selle vastu muidugi võitlema. Aga tänaste reitingute järgi on see Reformierakond. Vähemalt niimoodi siis nad loodavad, et see on Reformierakond. Ja järelikult, kui nüüd plaan B saaks näiteks 4,5% ja Keskerakond saaks 4,5% häältest, see oleks ju pidu Reformierakonna veskile ja teatud mõttes ka Isamaale. Sellepärast, et 9% valijaid jääks esindamata, plaan B jääks välja volikogust, nii nad loodavad, Keskerakond jääks välja volikogust, nii nad loodavad. Mina ei looda kumbagi, ma ei looda ka, et Keskerakond välja jääb, ma loodan, et nad ikkagi natuke peale 5% saaksid, et ikka tulevad nagu volikogusse, et ikka parem kui ütleme seal vast sotsid või Reformierakond. Aga selle peale nagu mäng käib, nii et ajakirjandus hakkab tõstma nüüd plaan B ja hakkab tõstma ka Keskerakonda Tartu kontekstis. Ja vaata, see on sama fenomen nagu erakond koos oli. Et ma riskin öelda seda nime siin, ja Aivo Peterson, et paned tähele, et ega ajakirjandus hakkas ju neid ka promoma. Küll natukene niisuguste sõimusõnadega nagu venemeelne kõik see, eks ole, aga oleks võinud ju täiesti maha vaikida, nii nagu maha vaikiti minu Keskerakonna Tartu piirkonna esimeheks oleku aeg, et siis Keskerakonnast mitte midagi tegelikult Tartus ei kirjutatud. Et oleks võinud ka koosi maha vaikida, siis tegelikult ei oleks meil ju täna seda Aivo Petersoni protsessi ega kõike seda jama, et lihtsalt oleks maha vaikinud, ma arvan, et nad oleks suht marginaalselt saanud. Aga kuna peavoolus üles tõsteti, nad saidki täpselt valimiskünnise alla, 4,5 või 4,8, mis see protsent oli. Ja kes sai sellest kõige rohkem tulu Riigikogu valimistel? Loomulikult Reformierakond. Nii et mina ütleksin nagu seda, et eks see koos erakonna tõstmine oli ka Reformierakonna selline kaval käik. Sa olen naadanud teooriat, mis siin ikka, et see on vandenu teooria kõik, see on kõik vandenu teooria. Aga samas sellel on nagu ütleme mingi matemaatiline tagatis ka olemas, et kui niimoodi võtta. Okei, väga huvitav mõtisklemine, aga teeme siin ühe mõttepausi ja kuulame ära reklaami ning oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Ronovitš. Andro, pöördume siis natuke sinna rahateemade juurde ka ikkagi tagasi ja mina olen aru saanud, et sina juvedalt tahad täita Tartu linna kukrut makstes parkimise eest ja ka siin kohal sa paraku kuidagi hakkad ikkagi hambusse jääma. Vaat. Muidugi üks teema, mis ma tahan kunagi ette võtta, ma arvan, me teeme nüüd paar nädalat pausi, siis ma ütlen siin ära sulle ka üllatuslikult, et ja raadiokuulajatele ma lähen väiksele reisile, ma tulen tagasi puhanuna ja vahepeal teen muidugi postitusi ja teen videosid ja asju ja mul on juba mõtted olemas, mida ma teen. Kuhu ma lähen, seda ma ei ütle, et jäägu see üllatuseks nagu.
Aga siis tulen tagasi, siis räägime nagu edasi, et võib-olla võtame ette, sest vaata vankri parkimisega seoses politseisse kaebasime varguse. Linnavalitsus on sinna politseile valeinfot edastanud. Aga politseil on sellest ükskõik, palusime prokuratuuri uurida, kaebasime prokuratuuri edasi. Prokuratuur kirjutas familiaarselt vastu mulle, minu advokaadile, et lõpetage vägikaika vedu Tartu linnaga. Saad sa aru, nagu, et sind kas vägistatakse või sinult varastatakse midagi. Ja siis prokuratuur kirjutab kannatanule, et lõpetage vägikaika vedu, eks ole. Tingimustes, kus Tartu linnavalitsus on valeinformatsiooni edastanud. No okei, see selleks, selle teema võtame veel ette, et me otsustan, kas ma seda ka kohtusse kaeban edasi või mitte. Kohtuasju muidugi hästi palju ja kas see nagu väärib nii palju küünlaid, et sinna raha ja aega kulutada. Aga jah, ma parkisin ju oma kampaania auto nagu sinna koos järelkäruga, kus panin prühikastid peale ja rahvas kleepis veel orava tõrjesildid sinna peale. No prügikastid on, kui mida rohkem neid linnapildis on, seda parem. Seda parem, saab prügi puhtam ja seal Piro väljaku juures olgem ausad, et seal seda prügi liigub ka. Prügi liigub ja nüüd ma panin selle sinna silla juurde, vaata see, kus on see Raekoja platsi äärde parklasse. Ja seal on need ühe burgerikoha ja siis tulevad need tänavasöögikohtad, seal paberid ja sellist ikkali vedeleb maas, et väga hea, et prügikassi. Ja, nii et visake prügi sinna sisse ja see prügi on nagu võrdkuju tegelikult oravatele antud häältest sügisel. Nii et visake ka julgelt seda prügi sinna sisse. Et ei ole hullu, ma viin kõik ära ametlikult prügimäele, maksan oma raha eest kinni, nagu ma olen ka parkimise maksnud 240 € kuus, siis 2 sõiduki peale, tähendab sõiduki ja järelkäru peale. Ja ma arvan, et see on nagu odavalt tehtud kampaania, et jääb hästi nagu silma, aga on teravkeeled süüdistanud, vaata, et ma võtan parkimiskohad ära. Aga tead, millega mina tahan hoopis tähelepanu juhtida nüüd? On nagu see, et aga linn võtab ju 70 parkimiskohta, on juba võtnud ära Tähtvere tänavalt Tähtvere inimestelt. Ja siin ma ei räägi ainult poliitikuna, ma räägin siin ka Tähtvere tänava ettevõtjana, plaan B, ja seal tänava alguses on majad, kus on palju ettevõtjaid, kes vajaksid neid parkimiskohti. Rääkimata siis Tähtvere tänava elanikest. Ma olen ka ise üliõpilasena olnud Tähtvere tänava elanik. Võib öelda seda, et aga miks nad ei pargi siis hoovides, aga hoovides on niimoodi, et Tähtveres on hoovid, 2 maja vaheline, ütleme siis maa on nii kitsas. Mina elasin Tähtvere 46, Tähtvere 46, 44 vahe on alati olnud nii kitsas, et ma isegi puid ei saanud sinna tellida. Mul poole väravani oli alati küttepuud väljas poole tänavani, et ma pidin nagu hästi kiiresti ära laduma need koos emaga ja kes mul seal abis olid veel. Et mitte liiklust takistada, nii et Tähtvere tänaval elanike jaoks ka on elu ja surma küsimus tegelikult, et nad parkida saaksid tänaval. Ja seni on olnud seal 100 parkimiskohta, nüüd 30 jäetakse alles, 70 kaob ära. Vaat see on probleem. See on probleem ka linna eelarvel loomulikult, et kui öeldakse, et mina maksan ju oma 240 € selle kahe sõiduki eest, eks ole, aga ja mina kaun sealt minema ühel hetkel, teen oma kampaania ära, lähen minema, saavad teised jälle maksta seal ja rõõmsad parkida ja pole enam midagi. Aga Tähtvere tänavale tänane linnavalitsus võtab igaveseks ära need parkimiskohad. Ja tegelikult on see täiesti mõttetu ja rahaliselt, aga ka kõige rohkem see rahaks, eks ole. See ja tegelikult need on kopikad nagu linnaeelarvet tervikuna vaadates. Aga inimeste elukvaliteet ja ütleme see teenimata tulu, mis tekib sellest, et kliente hakkab vähem käima, eks ole, nendes ärides. See on hoopis suurem probleem ja suurem probleem ka linna eelarvele, sest need ettevõtted maksavad ju ka maksusid linna eelarves. Nii et nii on ja me tegime ka ettepaneku nagu Raimond Tammele otse, muidugi Messengeris niimoodi natuke familiaarselt, aga alguses saime nagu ilusti jutu peale seal niimoodi, et Raimond Tamm siis küsis abilinnapea, et aga mis siis on teie alternatiiv, et ega sinna linnavalitsuse alternatiive ei näe. Siis me käisimegi välja, et aga need parkimiskohad saab ju säilitada, Tamm ütles niimoodi, et ei saa säilitada sellepärast, et ühest äärekivist teise äärekivini, ühest kõnnide äärekivist teise kõnnide äärekivini on 4,4 meetrit, sinna ei mahu auto sõitma ja teispoole siis teine auto parkima. Aga kullakes, et me tegime selle ettepaneku näiteks nii, et jätame äärekivid ära ja teeme ühe tasapinnalise, et kõnnitee ja
ja sõidutee on ühe tasapinnaline, kuivõrd see nagunii on jalgrattaliiklusele peamiseks, see on õueala ette planeeritud. Võib lihtsalt triibud maha tõmmata, et vaata, siin on nagu parkimisalad, siin on kõnnitee ei pea sellise juhul üldse olema mõlemal pool teed, sellepärast et ühel pool saab olla rattatee, teisel pool saab olla siis kõnnitee ja kuskil vahepeal saab parkida ka. Et ta ongi selline aeglane tänav tegelikult, kui ta rattasõiduks on planeeritud. Ja no mis te arvate nagu, et kas vastus tuli sellele? Ei tulnud loomulikult, et kui sa käid välja mingi mõistliku ettepaneku, kuidas tegelikult saaks teha ja saaks ka kulusid kokku hoida, sest äärekivid, ma olen oma kasvuhoonet ehitanud ja ma olen ju sinna pennarte palistamiseks pannud äärekivid, tänava äärekivid, need olid väga kallid. Nii et kui äärekivid ära jätta, siis linn hoiaks veel lisaks raha ka kokku nagu selle projekti pealt ja säilitaks parkimiskohad. Nii et tegelikult mõistlikuid ettepanekuid on, kahjuks neid tegelikult ei taheta kuulata. Jah, aga kahjuks nagu saigi mainitud, et see on nüüd Eesti Krooni saade, mis jääb nüüd mõneks ajaks, läheb puhkusele selle episoodiga, et tõmbame siis otsad kokku, ega meil vist minul kui saatejuhil ja ilmselt ka meie kuulajatel muud ei ole, kui soovida sulle, Andro, head reisi ja mine avasta maailma, korja seal know-how'd, mida ütleme siis tuua Eestisse ja mida sinna rakendada Eesti rahva ja Eesti majanduse hüvanguks. Ja kohtumiseni siis juba järgmistes saadetes, eks jälgige sotsiaalmeediat, kuna see juhtuma hakkab ja ka Ring FM-i kodulehte ning loomulikult Tartu Hoiulaenu ühistu kodulehte ja ärge unustage siis võlakirjadesse investeerima, et paneme ikkagi selle majanduse siin käima. Aitäh kõikidele kuulajatele, Andro, aitäh tulemas järjekordselt ja kohtumiseni juba järgmises saates. Kohtumiseni.